Tervist, kallid vaatajad, pole ammu näinud, ma ei tea, kohe 2 kuud vist. Ja võin ka öelda, et 2 on niisugune maagiline number, sest täna teeme midagi, mida pole Eestis saanud põhimõtteliselt 2 aastat teha. Jutt käib siis jääpüügist. Oleme tulnud täna mu kalli isaga Väinjärvele. Oleme jälle Koeru juures siin. Mõtlesime pikalt ja laialt, et kuhu minna. Lääne-Virumaal väga kala ei ole, nii et läksime lõuna poole. Koeru Väinjärv on üks sügavamaid järve siin meie kodu ümbruses. Ja mõtlesime, et tuleme ja katsetame õnne. Noh, esimene samm. Ma arvan, et sihime ka sinna paremale poole natukene vist. Need 3 meest on, mulle tundub, on õige koha peal enam-vähem. Seal on vist kõige sügavam auk, kui ma mäletan Tiiperi järgi. Talipüük, korralik jää peal. Isa on juba jää peal. Mina tulen ka. Keda me jahime on siis, meil on kaks püügivahendit, põhilist püügivahendit. Meil on unn ja meil on sikuskave põhimõtteliselt. Ja meil on natuke kokre suvest üle. Kokre viskame sisse unnaga. Proovime, loodame, et äkki tuleb mõni haugipoeg otsa. Unnaga sikutame sikutame samal ajal loodetavasti kilode viisi ahvenaid. Nagu näha, ülejäänud mehed, kes siin järve peal on, istuvad väga nukrate nägudega ja keegi väga aktiivselt ennast ei liiguta. Aga see selleks, meil on midagi, mida neil ei ole. Tiiper. Mees, sul on nägu, et sa tahad rääkida midagi? Eelmine kord olime nagu sealpool otsa peal. Jah, seal me olime. Ei, ma võtan siin talvel ühe korra, kui ma... talvel või? Ja, esimese jääpüügi ma tegin selle järve peal. Mitu kala tuli? 1, nii suur ahven. Okei, ärme sinna lähe siis. Aga eelmine päev olid sealt suuri pätsi katkunud. Need mehed, kes seal istuvad, on niisuguse näoga, et nad teavad, mida nad teevad enam-vähem. No mina nägin, et tõmmati siit sellest august sealt, aga seal me suvel ei saanud midagi. Me hakkame nüüd aukusid siin vaikselt puurima ja vaatame, kas suudame äkki kala leida Tiiperi abiga, mõne parve või kellegi ülesse. Kas teie arvates on ka vahest nii, et habe on niisugune puine ja ebameeldiv ja näonahk habeme all on kuiv? Tõenäoliselt on. Kui see vastab tõele, siis soovitan kõikidele meestele habemeõli. Kui sa oled naine vähe prominentsema habemega ja on vähe uhkem karvkate, siis ma ei charge'i, on see habemeõli ka sinule. Igastahes, et habet pehmemaks teha, soovitan habemeõli. Habemeõli on niisugune huvitav toode, 6 tilka, määrime pihus laiali. Paned endale selle ilusti habeme sisse. Mulle meeldib seda muidugi panna niimoodi, et ma käin duši all ära ja siis. Praegu ma ei ole duši all käinud ja see on ka hea, et hommikul ärkad üles ja sul on kiirelt kuskile vaja minna. Habe on magamisest jumala sassis. Võtad, paned habemeõli, tõmbad vähe tihedama kammiga oma habeme üle ja oled valmis minema. Ja habemeõli juures on just see hea, et tavaline kreem habeme alla ei ulata ja sul habeme alt on väga kuiv nahk. Niimoodi on võimalik see sinna õliga see niiskus viia. Ja teine asi on see, et ta teeb selle karva niisuguseks pehmemaks, teeb selle habeme kohevamaks, ilusamaks. Ja teine asi on muidugi see, et sellel on ka hea lõhn. Minu habemeõli tuleb selliselt inimesed nimega Henni Habe. All on kindlasti Instagram ja võtke temaga Instagrami teel ühendust. Kirjutage talle, öelge, et tahate habemeõli ja saadab teile. Ja nagu näete, habemeõli teeb imesid
just oli väga sassis mul see habe ja nüüd näeb väga ilus ja kohe välja. Soovitan soojalt, habemõli kasutan ise põhimõtteliselt igapäevaselt. Jah, habemõli, mul on niisugune mõnus metsalõhnaga männilõhn, Henni habe Instagramis. Kirjutage talle. Meil on niisugune hea lihtne und, hea kompaktne kaasaskantav. Teised kalamehed, kes siin olid, läheb minema praegu, ma ei hakka filmima neid. Kogrega und sisse, panen ikka sügavust ka mingi 2 meetrit umbes. Arvan. Ma ei tea, jah. Igaks juhuks. Pole nii palju sügavust ka. Siis oleme vales kohas. Ja nüüd, kui lipp tõuseb püsti, siis on kala, aga see selleks, näed, teised mehed lähevad minema juba. Just siis, kui me tulime. Ühel on täpselt sama kott, mis meil on. Mul on niisugune probleemi, ma mingi aeg tagasi vahetasin telefoni ja ma ei saa seda pulti ühendada enda iPhone'iga. Mul on juhe kadunud, ma pean uue juhtme leidma. Ja praegu avastasin, et ma ei saa iPhone'iga ühendada, ma ei ole vahepeal filmimas käinud drooniga. Ja ma pidin isa telefoniga ühendama üldse ära ja ühesõnaga jah. Igavene jama ja ma ei saanudki pulti korralikult kasutada. Aga no loodame parimat. Ühesõnaga, üks asi veel teile, et niisugused asjad, thermopad on mõeldud kätte soojendamiseks kinnaste sisse. Ma ei teadnud, et niisugused asjad eksisteerivad, reageerivad kuumusega või hapnikuga. Võtan välja ja jätan ta siia hapniku kätte, praegu kohe ei julge katsuda. Väidetavalt peaks panema kinda sisse ja hakkab käel soe. Praegu ma lihtsalt kasutasin selle pulti, mul on kätel väga külm. Jah, juba tunnen, et hakkab soojaks minema õrnalt, kui ma just luulusid ei ole. Ja kuumus võis minna kuni 60 või mis iganes kraadini. Selle asja nimi on thermopad. Neid on kätele, jalgadele on ka, paned soki külgi kleebid ja paned saapa sisse, et jalale hakkaks külm. Ei, ma ei ole sponsoreeritud nende poolt, lihtsalt teile jagan informatsiooni, et teil ei peaks käed külmetama. Okei, mine nüüd soemaks palun. Ma ju rohkem ei pea lahti tegema seda pakikest. Nagu natukene on, aga natukene nagu ei ole ka. Sellepärast ongi siin jää peal on natukene ohtlik, et kui üks hetk nagu see külmus sulle juba sisse tuleb, aga siis enam uuesti soe ei hakka risk. Oi. Praegu vedas. Sinu telefon vedas raisk. Jääauk oli enam. Jääauk, jah. Teine asi, siin on ämber lahti raisk. Siin üks koger näeb välja, nagu oleks sabaluu murdunud. Mees. Issand jumal. Ongi sabaluu murd. No see asi huvitav. Ei ole soojaks läinud. Veel. Pidi hapnikuga reageerima. Äkki on liiga külm, et reageerida. Võib-olla on liiga vähe hapnikku. Aga nagu natuke nagu tunned, et on soe. Väidetavalt pidi kui 70 kraadini minema, ma ei tea. Ma panen selle pulli pärast sisse, ma ei tea. Vaatame, kas hakkab soem või ei hakka soem. Siin iseenesest täitsa tugev jää. Puurides palju tundus, et on normaalne. Sügavus on normaalne. Need tikud saime endale. Tühjad tikud. Tiiper on meil olemas. Niisugune ilus helendav kate on tal. Kui sa viskad vette, seekord hakkas vilkuma. Tuluke vilgub, see on kõige tähtsam. Päris hea, see on 5,5 meetrit umbes. Sonar mode ei tohi olla standard, vaid peab olema ice fishing mode sonaril. Nüüd ma ei saa mitte muid. Okei, ice fishing mode on väga imelik. Okei, siis vaatame mingi teise asja. No standard on ikkagi kõige mõistlikum. Otse meie all ei ole mitte midagi. Põhimõtteliselt võtta see tiiper pihku, lähme järgmist auku. Tiiperi võtsime välja, jäi seisma, midagi ei ole. Auk. Viskame kulbiga vee välja. Jää, mitte vee. Jääd on. Viska sisse. Tegi tuluke, hakkas tööle. Siin on sama sügav, kuidagi kahtlaselt väga sama sügav. Samas me ei ole väga edasi läinud. Lähme edasi. Kas mu teine kinnas on, Ross? Ma panen sellega kätte. Töötab. Sügavust tuli ka juurde. Kala ei ole. Kala ei ole. No, selles mõttes võib kindel olla, et tiiper ei valeta praegu, on ju.
ma eeldan. Muidugi see ice fishing mode, seda peab veel natuke pulli pärast vaatama. See on niisugune väga huvitav minu jaoks, et äkki seal on mingi parem info, aga ma ei saanud mitte midagi aru sellest pildist. Me paar auku veel käime läbi, siis vaatame edasi. Viska sinna jää sisse huvitav, kas ta siis ei tööta või? No nii, siin on juba peaaegu 9 meetrit sügav. Aga järjekordselt ma mitte kedagi ei näe sinna all. Okei, üks kala on siin all. See on kala siin. Ujub. Ujus läbi alt. Praegu siin samas enam seda kala ei ole. See oli mingi väike kala ka. Jah, mingi väike kala. Lähme edasi. Kala otsinguil. Smart Life Estonia. Mingi ainult tehnika on kaasas. Viska niisama sinna sisse see. Ma tahan näha, kas ta töötab. Jah, siin ei ole ka midagi. Läheks natuke kaugel, me oleme siin samas ühe ja sama augu peal. Viska see palun sinna sisse. Ma tahan näha, kas see töötab niimoodi, kui jää sees on. Jesus Christ. Sügavus muutunud ei ole, kala näha ei ole. No nii, oi, siin on väga madal. Natuke üle 4 meetri ainult. Oi, mis nüüd juhtus? Praegu sügavus muutus kuidagi. Võib-olla siin jääaugus see tiiper peaks natuke segast ka, ei tea kunagi. Võtame proovime ilma jääta korraks, mis siis teeb? No. Sama sügavus, mis enne. Kala näha ei ole. Tohoh, mingi kala on seal augu all täpselt vist. Mingi asi on seal augu all täpselt. Väga pikalt joonistab triipu. See on täpselt sonari all on kala. No kui ta söötis sisse, siis seal kala võib selle sööda peale edasi tulla. Ma teen veel eraldi video, aga räägime siis nii-öelda püügimeetoditest ka siin jää peal. Meil on siin 5 eurot tükk unnad. Ühe juba isa pani hakkama, ma panen ka ühe. Midagi uut minu jaoks, ma ei teadnudki, et niimoodi ka saab püüda, aga isal üks tuttav kalamees ostis külmutatud räime, paneb unna otsa külmutatud räime ja laseb põhja nii-öelda selle räime ja tõmbab hauge sellega. Et minu jaoks midagi täiesti uut, pole kuulnudki ja tuleb kala. Teine võimalus, kui sa räime ei taha panna ja sul on võimalus selle jaoks, siis pane elussöödaks kokra, nagu ikka. Meil kokre on, me paneme seda kokre, autos on ka paar räime tegelikult vist või. Võib räime ka kasutada, tuleb välja, kui ei ole kokre. Väga lihtne süsteem, muidu on ta niisugune kompaktne junn, on ju. Paned jalad tal laiali, siit nagu ikka tavaline kerija on siit, tuleb see kolmikkonks ja lukustad sellega siia taha ära, selle lipsu. Nii, ma pean nüüd vaatama, kuidas ta siia lukustub. Nii, ja kui nüüd haug otsa tuleb, siis automaatselt viskab selle lipu püsti. Kolmikkonksu otsa me paneme kogre nagu ikka. Koger käib sinna läbi selja. Õnneks kala on natuke uivane. Selg roost läbi, naksti. Ma panen siia samma kuskile selle unna vist. Ma panen umbes 2 meetri peale, ma arvan. Teebes siin sügavust nagu oli. Härra kogre, onu, minge sügavamale, minge sisse, mine ära, häbene. Nii. Ja paneme selle siia taha. Mida meil siia jääb. Palun. Sekund läks aega ja und on valmis. Nii, püügivahend. Number 2. No räägi, härra Jõgi. Mis asjaga sul tegemist on siin? Pärnu kombain. Pärnu kombain. Ja pulli pärast mõtlesime, et proovime seda ka siin. Lased siis landil põhja kukkuda ja siis mängitad selle landiga. Neid mängitamisviise muidugi ma olen näinud igasuguseid asju inimesi tegemas. Ma ütlen ausalt ära kohe, ma ei kujuta ette, milline see õige on. Vahet ei ole vist. Kui kala saad otsa, siis oled võitnud. Aga nii see jääpüük välja näeb, istud nagu idioot või seisad nagu lollakas siin ja vehid käega vahepeal. Mulle kuidagi meeldib siin jää peal on nii sürreaalne olla kuidagi. Nii, aga see selleks. Põhivärk, kuidas siis inimesed püüavad, on sääsevastne või teise nimega matõll, punane ussike, millega saab püüda. Selle me võtame ka kohe välja. Ma võib-olla mõtlen, et ma veel mõtlen, äkki ma tiiperiga üritame äkki taga ajada veel natukene. Isa noogutab pead. Me ajame tiiperiga natuke kala taga ja vaatame, kas suudame midagi leida.
nii, me leidsime mingid märgid, niisugused nagu siin kaamera all toimub midagi 1 meetri peal umbes. Päris palju igasuguseid imelikke asju näinud 1 meetri peal. Tuleb ja läheb, et midagi siin all on. Ja me proovime nüüd siis püüda ka vahelduseks natukene. Matõlliõng. Nüüd on meil püügivahend number 3. Kõige tavalisem, see maksab mingi 3 eurot üldjuhul, mingi kõige odavam variant. Või midagi tavalist on niisugune väikene jubin on otsas. Ma ise võtaks võib-olla sellise venna siit. Niisugune tilk, mulle meeldib. Ja selle otsa läheb niisugune asi. Sääsevastne. See vend, need vennad siin on külmunud natukene. Nüüd on kõige raskem protsess. Tuleb see raibe, tuleb siia otsa saada. Ja nad on kõige väiksemad asjad üldse. Et see on üks katsumus, aga näed sa, juba on valmis. Need on väga ilusti. Kuidas on hea mõõta on see, et tõuseb püsti ja vaatad siit selle järgi enam-vähem palju ta läheb või siis kükitad. Aga ongi ise on niisugune niigerdes kui vähegi võimalik. Otsas on see, peaks sulle ütlema, et kohe tunnetad ära, kas on kala otsas või ei ole keegi otsas. Olen näinud, et inimesed teevad niimoodi ärritavad seda kala niimoodi nok ja võid rohkem üles tõmmata. Ma ütlen ausalt, mina ei tea, mis seal vahet on. Kas üldse üles-alla liigutamine, kas sellest on abi või ei ole. Istud siin rahulikult ja chillid ja see püük käib. Mind paneb imestama muidugi, et siin samas on madalik ja juba on 4 meetrit sügavust, natukene madalikust eemal. Ma näen, keegi on kohvitopsi sinna jätnud. Mind häirib see. Muidugi seda tõustu kannatub panna nagu meelituseks ka natukese auku kriibuseks. Nii, me isaga vaatasime nüüd üle, proovisime püüda sellest samast august, kus me manti nägime, aga nüüd on niisugune lugu, et ei leidnud midagi ja pärast panime uuesti diiperi sisse, siis enam ei näidanud seda samat looma seal. Ehk siis seal oli midagi kindlalt, aga ta oli edasi liikunud selleks ajaks, kui me püüdma hakkasime. Nüüd me vaatame teisele poole seda saart, mida huvitavat me näeme. Siin on kohe vähem lund kuidagi. Nii, siin on midagi huvitavat. Siin jätkukohas Big Trip, võt siin, läheb alla. See on kala, kes lihtsalt läks sügavamale. Ja siin on pea 9 meetrit sügavust. Ja siin oli keegi just. Enam teda ei ole. Siin millegi pärast väga vajub läbi. Ei ole väga meeldiv olukord. Viimane põhipüügivahend talviseks kalapüügiks on kõige lihtsam ja kõige vähem mässamist on niisugune landiõng ja seda ma proovin ka nüüd ka katsetada. Siin on otsas põhimõtteliselt mul lemmikvärvi kombinatsiooniga lant, punane, kollane, roheline, eks ole. Lähme proovime siis natuke selle õngega ka püüda. Kuskile kohta peaks ühe augu tegema veel juurde. Issand jumal, ma vaatasin, et ta läks otse alla praegu. Asi, mida peab täheldama, et jääpüügil on lant teistsugune. Lased landil põhja kukkuda, on ju, lugustad ära ja siis, mida mina teen, kerin niimoodi, et see lant on põhjas jääaugu juurde, tõusen püsti, nüüd see lant on põhjast nüüd nii kaugel, umbes pool meetrit ja see on koht, kus ma hakkan landiga mängima. Kui see lant mängib, on see, et sa tõstad ta ülesse ja siis ta, kui ta alla kukub, siis ta läheb niimoodi kiiga-kaaga ühele poole teisele poole ja siis sa istud siin augus ja mängid sellega niimoodi. Loodad, et mõni haug ujub mööda, kes näeb seda landi mängu. Ma olen ühe haugi olen elu sees püüdnud niimoodi kinni. Ma väga jääpüüki ei ole teinud, ka harrastanud, kus juures. Ennem unustasin mainida, kasutasin neid thermopad kätesoojendusasju, panin enda kinda sisse ühe ja siis ei saanud aru, kas toimib või ei toimi. Väga hästi toimib, käed on väga soojad, nagu oleks lõkke ääres, et väga hea mant toimib. Ühesõnaga, isa proovis siit matõlliga, meil oli 2 matõlli, ma proovisin augud läbi selle landikuga.
praegu ei leidnud kedagi. No ütleme nii, tiiber on hea, ütleme ahvena parve otsimiseks ja nii edasi on ju. Kala me nägime tast. Selles suhtes ongi hea, et sa vaatad, et kui sa ei näe august seda kala, siis seal ei ole, on ju. Üks võimalus on, et sa ootad, kuni see parv alt läbi ujub, võib-olla, on ju. Teine variant on jah, et otsid selle parve üles. Täna me selle parve ei leidnud, küll aga leidsime mõnda kala. Mina mõtlesin, et võiksime niimoodi, et mul see landiku õng on otsas, sellega on hea haugi, sa tiiperiga ei otsi väga. Lähme käime siit tagasi, seda tuldud teed pidi. Mina proovin sellega igastahes landikuga haugi aukudest, mis on lahti. Korjame need unnad ära ja hakkame vaikselt tagasi liikuma. Kell on selline, et hakkab pimedaks minema vast. Ma ei tea, ennem me isaga tulime, siis me kõndisime nagu kilplased, läksime üle selle serva siin, kus natuke taimi on, nagu oleks paadiga. Me oleks võinud siit otse tulla, seekord lähme otse. Isa küsis, miks me siit ringiga tulime, ega me paadiga ei ole. Ma ka ei tea. Minu küsimus on see, et taimede juurest alati vesi on ju natukene habram ka kui muidu. Jää. Jah. Nii et, noh, mis seisad siis? No siis me kõrvuti ei peaks käima. Et kõrvuti ei koguks vette. Peaks tegema mingi Peipsi tripi ka võib-olla, aga see Peipsi värk on niuke kahtlane, mulle väga ei meeldi. Oled mingi mitu kilomeetrit jää peal ja isa sõbral ükskord juhtus, kurat, Peipsil jää peal. Tuli niuke väike number 2 häda, kus sa siis lähed seal kombekas, üle keha kombekas on seljas. Teised kalamehed on 5 meetri kaugusel sinust. Kuidas sa koorid ennast alasti seal jää peal, et leevendada enda kehalisi vajadusi? Aga no jah, ikka juhtub. Und number 1, see on minu oma, aga nagu näha on, siis ei ole siin kedagi suure tõenäosusega. Kogers, kas olete elus? Ootale, rahune. Kogers vist on heitnud hinge. Ai, näed, liigutab ennast. No liikuda või all. Mine. Ja minema ta läks. See näidki. Tšau. Ühesõnaga, oleme vaikselt liikunud, solgutanud lanti, liigume teiste undade suunas, vaikselt püüame samal ajal. Ega me oleme viimased siin, nii et... point on selles, no kurat, me peame ikka varem tulema ikka vast. Aga no, kes see viitsib ärgata kell 6 hommikul? Olge normaalsed, kell on 3 päeval. Koju minek, kala ei leia. Oleme siin 2 tundi juba püüdnud, paneme unnad asjad kokku juba, tänaseks aitab. Teen kodus mõni päev, nüüd läheb juba pimedaks, täna enam ei jõua, teen mingi päev kodus gear check-upi ka, kus vaatame koos üle, mida kõike meil siin leidub kelgus jääpüügi jaoks. Olge teie muhedad, tahaks öelda, et kohtume järgmine esmaspäev. Loota ju võib, aga jah. Eks need ilmad, kui paremaks lähevad, siis saab asju teha ka. Ma igatsen räigelt trenni tegemist, ma nagu jalgrattaga tahaks sõita täiega, no ma ei suuda ära oodata, kui juba soemaks läheb. Ja ma ostsin endale matka seljakoti ka, nii et see, kui lähevad ilmad vähe paremaks, siis kindlasti teeme ka esimese niisuguse jalgsi matkavärgi ära. Matkaradasid meil Eestis on ja kindlasti jalgrattamatka on veel plaanis teha ja igasuguseid huvitavaid plaane on suvega juba olemas, aga nii kaua loodame, et siin talvel ka mõni hea idee tuleb. Aga olge teie muedad, aitäh vaatamast üle pika aja. Kohtume siis lähiajal. Olgu, davai, tšau minu poolt.